Hea kuulaja, tänases osas rändame üheskoos ajas tagasi 20. sajandi algusaastate Eestimaale. Ma loen teile Friedebert Tuglase novelli Hingemaa. See kuulub tunnustatud kirjaniku loomingu varasemasse otsingute ja katsetuste perioodi ja kõneleb mõisa väikerentnike raskest, lootusetust olukorrast, sotsiaalsest ebaõiglusest, unistustest, nende purunemisest ja paljust muust. Siinkohal on oluline mainida, et vasakpoolse aktivistina osales Tuglas 1905. aasta revolutsioonis ja ta viibis ka paar kuud vanglas. Pean vajalikuks lisada mõningad sõnaseletused. Väljendi kandimees või kantnik kohta leidub vähe informatsiooni, kuid tegu oli mõisa väikerentnikuga. Peale teoorjuse kaotamist oli mõisale kasulik luua kandikohti, väiksemaid renditalusid, mille kasutamise eest tasuti tööga mõisa põllul. Moonakas oli mõisa põllutööline, kes elas mõisa juures asuvas tavaliselt 4-8 korteriga Moona majas ja kelle töö eest tasuti põhiliselt toidumoonaga. 1866. aasta vallaseaduse järgi pidi iga vald ise oma vaeste eest hoolitsema. Seetõttu rajati peamiselt kirikute juurde hooldusasutusi, vaeste maju, puudust kannatavatele vanuritele ja teistele töövõimetutele inimestele. Nii palju sissejuhatuseks. Head kuulamist! Hingemaa. Jutt sellest, et inimene pole jänes, kes elab haavakoorest ja et maakera on tõesti raske. Sügisene päev kaldus õhtule. Õhk oli täis vett, ilm udutas vihma. Olid päevad, mil tee hakkab juba põhjatuks minema. Need on tusase tuju ja rusutud meeleolu ajad. Noor õpetaja ametikandidaat peatus keset maanteed ja tõmbas hinge tagasi. Milline ilm! Ja just nüüd pidi ta säärane olema, kui tema oli esimest korda teel õpetaja valimisele. Veel 6 versta. Maa jalge all oli aga vedel, saabastes märg. Milline inetu ilm! Kuid ainult hetkeks asusid noormehe pähe säärased mõtted. Siis aga kadusid nad kui tolm meretuules. Üks puhang ja uuesti haudus ta heledaid tulevikuplaane. Keegi polnud neile piiri pannud ega neid ahelasse tagunud. Suurt õhulossi muinasjuttu heietas temagi, seistes elutee algul. Juhan Remmelgas läheb rahva sekka. Oma valguse viib ta temale. Oma jõu ja nooruse vaimustuse ohverdab ta talle. Muud pole tal anda, muud aga rahvas ei nõuagi. Olgu, et palka vähe. Olgu, et tööd palju. See on rahva kasuks. Aastate kaupa on ta sest pimedast, orjuses ohkavast rahvast eemal olnud. Talvel elutuid raamatuid tuupides, suvel ajalehe kontoris töötades, et aga saada võimalust edasi õppida. Milline orjapõli see oli? Milline vaimu närimine? Remmelgale meenus ta igav, ühetooniline elu. Ainult nagu läbi une mäletas ta pilti kaugest lapsepõlvest. Nii udust ja meeldivat. Oli vist kevadine aeg, sest koolimaja nurkades seisid lõhnavad kased. Kortsus nägudega talumehed
ja kirendavate rättidega naised istusid reas pikkadel pinkidel. Valge habemega vanamees luges laua taga jutlust. See oli tema isa, vana remmelga Peep. Juhan seisis vanaisa kõrval ja vaatas, kuis suur sinine kärbes jutluse raamatule laskus ning enesega kogu sõna kattis, nii et lugeja pidi ta ära hirmutama. Kui aga kärbes minema lendas, siis oli sõna taha imelikult uus punkt tekkinud, mida vist tarvis polnud. Juhanil oli ka meeles, et ta naerma puhkes ja et vanaisa teda selle eest pool jutluse aega kõrva pidi kinni hoidis. Kes teab, kunas see oli, aga vist küll ammu. Vanaisa oli nii hall ja ta ise alles nii noor. Ei tundnud väike Juhan siis veel seda musta muret, mis vahtis talumeeste kortsunud nägudest. Teine pilt kerkis Juhani mälestustes. Siis oli ta juba küllalt vana teadmiseks, et seda punkti seal tõesti ei vajatud, kuhu sinine kärbes ta jutluse raamatus pani. Vana remmelga Peep istus tühjas koolitoas, pika ristjalgadega laua taga, hoidis halli pead värisevate käte vahel ja rääkis nuttes. Ära ajavad, ei ole enam hea, ei oskavat keeli ega kedagi. Rumal olevat, sina taevas küll. 40 aastat olin tark ja võisin koolis kõike õpetada. Nüüd aga ei oska. Pojakene, Juhanikene, läheme aga vaeste majja. Remmelga Peep on selleks liiga rumal, et inimesi õpetada. Nagu noaga lõikas see mälestus noormehe rinda. 40 aastat on inimene tark olnud ja lapsi õpetanud. Nüüd on ta korraga rumalaks läinud, sest et ta ametnike keelt ei oska. Juhan remmelgas jätkas teed ja meenutas oma halli elu. Teisel aastal suri vanaisa vaestemajas. Tema aga läks üksi maailma. Kuid jälle kustusid need kurvad mälestused ja asemele tärkasid tiivulised tulevikulootused. Juhan remmelgas, jah, tema on tõeline rahva valgustaja. Ta teeb hoopis muud, kui enne teda tehti. Kooli muudab ta ümber. Siin on raamatukogud ja seltsid, koosolekud ning kursused. Kool peab valla südameks saama. Erilise rahvaülikooli asutab ta. Palju on ta neist lugenud. Ameerikas on, Lääne-Euroopas ja Austraalias on neid. Igal pühapäeval sõidab üks või teine haritlane linnast kõnet pidama. Talvel võiks rahvas mitu korda nädalas kokku tulla. Ja nii ei kestaks 1 või 2 kuud. Aastate kaupa läheks see. Uus põlv kasvaks vaheajal üles. Sellele poleks need asjad, mis remmelgas esiti vanadele jutustab, kes teab, mis imed. Ta oleks neist juba koolipingil kuulnud. Sellele põlvele tuleks palju suuremat haridust anda. Kuid mis suudaks üks Juhan remmelgas? Ei, tema oleks ainult tilk suures meres. Kogu maa õpetajad ja haritumad inimesed heidaksid ühte. Ja nemad suudaksid ühisel jõul hiigla rahva valgustamistöö korda saata. Ühendus teeb tugevaks. Noor Juhan remmelgas läks kohta otsima ja unistas oma suurest tööst. Palju põles ta rinnas armastust orja kütkes rahva vastu. Kui tal oleks olnud nõiavõim, ta oleks käe üle mudase maa sirutanud ja sellest paradiisi teinud.
kõik oleks ta ümber lükanud ja kõik uuesti ehitanud. aga vanad inimesed ütlevad, julgus ja tahe on head asjad, kuid maakera sa nendega üles ei tõsta. Pole obadust, kust kinni haarata. Kui ka obadus oleks, jõudu jällegi poleks. Ilm aga piserdas vahet pidamata. Oli vaikne ja õhku täitis suitsutaoline udu. Aeg oli juba õhtul, ilm õige hämar. Tee oli libe ja auklik. Küll oli siia kruusa, küll hagu veetud. Kuid suur mõisametsavari, mis teele langes, sõi selle kõik. Päike ei paistnud lõuna poolt peale. Tee ei kuivanud kunagi ära. Teispool teed mustas määratu mudalagendik ja selle kõige kaugemas servas süttis paar tulukest. Oli nii võõrastav, ei uskunudki, et selle pori mere taga veel keegi võis elada. Roidunult jalgu vedades sammus remmelgas edasi. Metsa nurga juures nägi ta teel midagi elavat, end liigutavat. Läbi hämara ei seletanud silm, mis see oli. Kostis ainult veesulin, ohkimine ja ähkimine. Teljeni mudasse vajunud seisis keset teed heinakoorem. Nälginud hobune sikutas ja küürakas mees aisa kõrval tõmbas. Kuid niisama nälginud ja küürakas heinakoorem ei nihkunud paigast. Tulija silmis sulasid hobune ja mees üheks ainsaks imelikuks kuuejalgseks loomaks, kes väsinult kuhugi rabeles ja sikutas, kuid enam sammugi edasi ei saanud. Jõudu, ütles remmelgas. Tarvis. Vastas küürakas niisama lühidalt, astus siis paar sammu koormast eemale ja küsis äkki. Kust poolt oled? Linna poolt. Siis ei võta ikka. Ammu juba siin maadled. Tükk aega juba. Mees sülitas pihku ja asus uuesti aisa külge. No, mõsa. Oot, ma asun teisele poole. Ehk siis jõuame paremini, ütles remmelgas ja läks hobuse nina eest mööda. Teie nüüd. Remmelgas arvas pimedas nägevat, kuidas küürakas põlastavalt ta näpits prille ja valget kraed vaatas, mis paistis üles tõstetud kaeluse tagant. No, mõsa, no, hop! Vesi sulises ja pori pladises. Koorem kerkis, tõmbus veel enam küüru nagu kass, kes valmistub hüppele. Kõikus ja vajus pehmelt edasi. Ossa ilma ime küll, lausus küürakas, võttis mütsi peast ja pühkis higi. Eneselgi sai tõmmata, mis siis veel vaene hobune pidi tegema. Lisas ta siis juba pooleldi naerdes. Teie ka, härra, ja tulete tõmbama, ütles ta vähese vaikimise järel. Tea, mis härra, olen niisama karjas käinud, nagu teiegi. Lausus remmelgas võimalikult lihtsalt, et juba alguses võõristust vähendada. No, võta kinni, kes see meie aegseist härradest pole karjas käinud. Kui aga pisut paremale järjele jõudnud, siis ei tea enam, kuidas siga jookseb, saba või nina pool ees. Mees sülitas. Remmelgas hakkas tema võrdluse üle naerma ja jutt läks lühikeste lausetena edasi. Küürakas päris umbusklikult, kes, kust ja kuhu,
kui kuulis, et võõras on õpetaja, läks ta tuju lahkemaks. Oli juba pime, must sügisõhtu. Lõuna pool pimetas endiselt kõrge kuusemets. Teispool teed kadus aga nagu maagi ära. Seal mustas kui põhjatu kuristik. Kuskil kaugel vilkusid tulukesed, kollased ja arglikud. Kas Kuru Kalmu koolimaja veel kaugel on? Küsis Remmelgas. No saab nii versta 5, arvas mees. Siis pole lootustki täna pärale jõuda, sest pimeduses kääna kas või kael. Kas te ei teaks mulle siin kuskil öömaja juhatada? Homme hommikul läheksin siis pärale. Öömaja. Kuru Kalmu külas oleks, aga see on ju koolimaja juures. Siin on puha mõisamaad ja kandikohad. Kas ei saaks teie eneste pool? Minu pool. Tahate teie siis minu poole tulla? Pole teil seal saksa sööki süüa ega sulgpatja magada. Arvate, et olen seda ennegi palju maitsta saanud? Remmelga toonis oli midagi säärast, et kandimees hetkeks vaikis ja siis lühidalt lausus. Eks lähme pealegi. Vihmavarju ja sooja ikka saab. Varsti lahkusid nad maanteelt. Vainutee oli veel auklikum ja rööplikum kui suur tee. Koorem hüples ja puutelgedega vanker kägises, nagu kaevates sandi tee ning raske koorma pärast. Tihti panid mehed käed aisade külge, et hobusele abiks olla. Kuskil ees pimeduses vilkusid kollased tulukesed. Ümberringi oli aga pilkane öö. Seal ta on, see meie elamine ja olemine, lausus kandimees ning osutas pitsaga tulukeste poole. Seal me elame, sest Pori meres. 13 kandimehe peret. Igaühel nälg varuks. Täna elad, aga homset päeva ei tea. Vahest võta kott selga ja kepp kätte ning mine. Aga kuhu? Vastuseks lirtsus Pori jalge all. Tuul oli tõusnud, vihma sadas veel valjemalt. Ei udutanud enam, vaid suured tilgad langesid plaginal mustale maale. Mehed vaikisid. Remmelgas tundis, kuidas külm vesi külgi mööda jooksis. Särk oli märg, õlad ja põlved valutasid. Jalad olid kui rasked porikamakad. Sajab ka sel sügisel nii mis kole, ütles kandimees natukese aja pärast. Pole otsa ega äärt. Ees mustas midagi. See oli kandikoha elamu. Koorem pöördus vaarudes väravast sisse. Õu oli samuti pime. Ainult hämaralt mustasid kahel pool haopinud ja mingid koomitsad. Siin oli kodu, kuhu inimene aastate kaupa kõik oma vara ja vaeva kandnud ning paistis ometi ainult viletsa sipelga pesana. Uks kiunus ja keegi väljus laternaga. Kollane helk lõi üle mudase maa. 3 valguslinti hüples üle heinakoorma, hobuse ja haovirnade. Oli võõrastav seda näha. Veel viletsam paistis kandimehe ukse esine valguses.
kes laternat hoidis, seda ei seletanud silm. Noh, said siis kord ometi koju, ütles hoidja. Häälest tundus, et see oli noor mees. Egas mas metsa pidanud jääma, vastas tulija pahaselt. Tuul keerutas korraga vihinal üle maja ja kahistas haopinus. Näe, Mait, või tahab tuld ära kustutada, pahandas laternamees. Sinu tegu küll. Minuga tuli võõras ühes öömajale. Viida sisse. Kott pime. Lõhub veel näo vastu nurka. Üle kõrgete künniste komberdas remmelgas tuppa. Seal oli palju inimesi. Enamasti kõik väiksed. Ehmunult vaatasid nad võõrast ja pugesid nurka. Laual põles pisike ümmarguse tahiga lamp. Vähe andis ta valgust. Palju aga suitsu. Laes, põrandal ja nurkades oli pime. Laste nägudel mängisid kollased varjud. Suure punase ahju kõrval tukkus hall vanamees särgiväel. Oli nii must, kitsas ja umbne, et remmelgal esimesel hetkel kippus pea ümber käima. Prillid lõid soojast tahmaseks. Pisikesed pisarad tekkisid klaasidele. Ta võttis prillid eest ja hakkas neid pühkima. Nurgast aga vaatas tema poole 10 ehmunud silma. Vanamees noogutas tukkudes peaga, nagu öeldes: Nõnda on meie elu. Nõnda. Nad istusid sööma. Lapsed olid vist juba varem õhtust võtnud ja lamasid nüüd neljakesi risti ühel sängil. Kuid oli näha, et nad ei maganud. Nende hallid silmad vaatasid võõrast pooleldi kartlikult, pooleldi uudishimulikult. Iga ta liigutust panid nad tähele. Iga sõna kuulasid teraselt. Ja kui suured naersid, siis naeris neistki mõni julgem. Või siis teilgi leivakott kaasas on, ütles kuiv, kolletanud näoga noorevõitu perenaine remmelgale. Eks istuge meie juurde ja võtke, mis Jumal andnud. Mis nüüd Jumal kandimehele annab, viskas mees käega, kui õpetaja laua äärde istus. Kõik on raske vaevaga saadud. Ei anna Jumal meile midagi kergesti. Iga leiva raasukese pärast murra luid ja vala higi. Ärritatult lõi ta suure puulusika külma jahuputru, kangutas sellest lahmaka ja pistis roidunult suhu. Siis pani ta lusika hapupiimasse, mis seisis puuanumaga keset lauda, ja niisama läks ka piimalusika täis pudrule järele. Kohmetult sirutas remmelgaski käe lusikaga kausi poole. Ettevaatlikult võttis ta pudrutüki ja pistis suhu. See oli liivane ja kibe. Kuid õpetaja sõi edasi, kuigi söömine oli vastu meelt. Ta ei tahtnud pooleli jätta ega sellega pererahvast pahandada. Möödus mõni minut vaikust. Tuli värises. Peen suitsulint tõusis roovikuist lae poole, mis muutus ikka mustemaks. Nõgised ämbliku võrgud rippusid taladelt riideräbalaina. Kollased varjud mängisid pererahva nägudel. Oleks imelik olnud neid inimesi väljast poolt valgusringi vaadata. Kondised pead, pikad, soonilised kaelad, längusõlad, küürusseljad. Pool pime vanamees toetus vastu seina. Ta hall särk oli rinna eest lahti.
Särgi august paistis veel hallim rind. Sees aga kõrises miski, nagu oleks seal mingi masin käinud. Pikad, soonilised käed värisesid ja jõudsid vaevalt suurt lusikat suu juurde tõsta. Nii istusid nad seal, nagu salknõidu metsa sügavuses, salatule ümber, ametis millegi tähtsa kallal. Sammaldunud kivil seisavad kausid rohelise vedelikuga ja nõiad liigutavad seda kõverate kulpidega. Ülal taevas särab täht ja heidab puulatvade vahelt värisevat valgust. On sügav, sügav öö ning nõiad keedavad elurohtu. Kuid tõeliselt istusid seal ainult väsinud, roidunud inimesed. Neil polnud nõiasõnu, et oma viletsat elu ümber muuta. Nagu veskikivi rippus see nende kaelas, surus nad maani, ei lasknud hingatagi. Tähtede asemel vaatasid ülalt ahned silmad ja küsisid. Kas te mitte liiga palju ei söö? Lähete viimaks veel uhkeks? Jah, nii on meie elu, ütles äkki kandimees nagu unest ärgates. Jumal ei anna meile midagi, mitte kui midagi. Oma vaev ja oma higi. Ei anna ta neilegi, kes kiidavad, et kõik aina temast tulevat. Seal on kiriksand, seal mõisnik. Valetavad. Kandimees ja moonakas annavad neilegi, mitte aga Jumal. Mis sa nüüd ikka? Hakkas naine rääkima. Ega sina hooli Jumalast ega kirikust. Kandimees ja moonakas annavad oma vaesusest. Võrdas mees mõttes. Aga sellest Jumalast ei hooli nad midagi. Oled neile ainult alatu ori. Kuradid, pigistas noorem mees, kantniku vend hammaste vahelt. Ta noorevõitu nägu läks vihast punaseks ja ta silmad välkusid. Ainult temal näis veel jõudu olevat vihastada ja viletsale elule vastu astuda. Nälg on sul nööriga kaelas, rääkis kandimees edasi. Maalapp, see kui porihaud. Ja selle eest tee kas või aasta otsa päevi ja maksa maksusid. Ennemalt toitis linagi. Nüüd ei saa ka selle eest enam midagi. Mõisnik ei lase maha tehagi. Kurnavat maa ära. No toho kurat. Kas ma ta siis pean taeva külvama? Orja ja orja. Ning lauldakse veel. Priius kallis Anne, taeva kingitus. Ainult vingerda elu läbi selle maailma vägevate jalge all. Ja teiseski ilmas lubavad nad su tõrva patta pista, sest et siin isegi süüa tahad. Ohkas vanamees laua otsas, valutavat selga painutades. Mis sa hing teed? Ela ja ära piiksata. Ega vastu hakata tohi, poeg. Ei tohi. No seda alles vaatame, ütles noorem mees. Ega siis meiegi viimased sead ole ja nemad jumalad taevas. Kurat, kaua sa ennast ikka puua lased? Nende kaelad on veel jämedamad, kannavad nööri välja küll. Ja jälle välkusid ta silmad. Mis sa hing teed? Lausus ka kandimees. Jõud ja võim on nende käes. Ei ole sul kohut ega kedagi. Kus sul kohut nüüd?
ütles vanamees. Aga mina otsisin noores põlves kohut ja õigust. 150 vitsa sain ainult. Ei suuda nendega maadelda. Kus sa nüüd, väike inimene, suure Saksaga kohtusse lähed? Ei tule tollest midagi. Kannata parem aga. No kaua sa siis kannatad? Hüüdis noorem vend ärritatult. Kas kord ometi igavaks ei lähe? Poovad sind kogu eluaeg. Ära ei poo ka veel. Vinskle kui orgi otsas. Hetkeks kostis toas ainult lusikate klõbin, nagu oleks lambakari üle külmunud künni läinud. Viha ning meeleheide välkusid kandimehe ja tema venna silmis. Kurja kuulutasid nende tumedad näod. Lapsed aga lamasid hirmust laiade silmadega ja kuulasid ning õppisid elu. Ja otse kui mürki jõid ka nende hinged seda uimastavat viha juba maast madalast enesesse. Raske on see meie rahva asi, ütles viimaks remmelgas. Oleks laiemal hulgal rohkem haridust ja arusaamist. Ta peatus. Kandimees vaatas vihaselt naerdes talle otsa. Haridus, arusaamine, muigas ta. Ei tea, millest muust sa siin aru saad, kui et kõht tühi on. Sellest saab iga lollgi aru. Aga kust süüa saada? Vaat seda ei tea. Haridus. See olevat nüüd kõigile lahti. Mis haridust võib aga vaene saada? Seal. Ta osutas lusikaga laste reale. Suur on nende haridus. Ei vanasõna valesti ütle. Kes rikas, see tark. Vaesel aga pole rohkem tarkust, kui et oskab 5 ja 5 kokku arvata ja teab, et peab 10 küünega tööd murdma. Ei ole julgust, ei ole tarkust. Rikas aga oskab sind nõnda nöörida, et sa arugi ei saa, kuidas su krossid tema kotti veerevad. Vahel hakkad isegi naerma, kui osavalt sind petetakse. Mis sa seal veel naerad? Lausus perenaine. Kui enesel pole särki seljas ega putru kõhus. Paljas ja vaene kui kirikurott. Nüüd on leibagi, lausus vanamees mõttes, karvast pead kõhnale käele toetades. Kui mina kasvasin, siis ei olnud. Agana kakku sõime. Ei olnud sedagi nii palju, et oleks kõhu täis saanud. Olin peres karjas. Vald pani. Ei olnud isa ega ema. Perenaine saatis mind ahju aganikku matiga välja tõstma. Oli nii rabe, et muidu ei saanud. Kuiv ja kale oli. Minul kasukas seljas, vöö peal. Miks sa kasukaga ahju lähed? Küsis perenaine. Et lämmi manu ei tuleks, vastasin ma. Ise aga toppisin põue ahjus agana kakku täis. Sai paariks päevaks karja juures võtta. Nälg oli muidu. Nälg. Nüüd on leiba, lapsukesed. Leiba ja kartuleid. Ei tea, kas need leivad ja kartulid sulle taevast sajavad. Viskas kandimees käega. Nende eest murdu mõisa väljal päevi tehes kas või pooleks. No siis aja end kord ometi sirgu, ütles noorem vend. Nemad
käänavad su kas või umbsõlme, kui aga järele annad. Sõlme käänavad, lapsukesed. Mõmises vanamees. Sõlme, nii et oimugi ei liiguta. Mis sa seal veel sirutad? Nende käes on kohus ja õigus. Kes saksa vastu tohib? Ei tohi, lapsukesed, ei tohi. Noorem vend tahtis nagu midagi öelda, viskas aga siis lusika vihaselt lauale, istus nurka ja hakkas pastlanööre harutama. Üksteise järel langesid mudased suuad põrandale. Siis pudenesid ka porised jalarätid maha. Laste uudishimulikud ja kartlikud silmad ei välkunud aga enam. Lapsed magasid. Enne magama jäämist tõusis vanadel jutt uuesti. Vahel tuleb mõttesse, lausus kandimees, et viskan siin kõik maha. Reisin Siberisse, otsin enesele tüki maad ja elan kui inimene kunagi. Aga need täid ripuvad mu küljes. Ta tähendas naisele, lastele ja vanamehele. Üksi oleksin ma, ammu oleksin juba siit lahkunud. Aga kuhu sa säärase karjaga lähed? Reisirahagi pole. Ise roomaksin kas või käpuli pärale. Aga mis peavad nemad peale hakkama? Kõik olid juba pikali heitnud, lamp kustunud. Õhus tundus petrooliumi vingu. Kui kord juba seal oled, unistas kandimees edasi, siis pole enam midagi viga. Maad saab hinnata. Kroonu aitab majad üles ehitada. Metsad ubisevad metshobustest. Püüa aga kinni ja pane adra ette. Soldatiks enam ei võeta. Mõni leiab maast veel kulda. Nii korraga rikas mees. Remmelgas naeratas asemel. Ega see Sibergi ole tõotatud maa, mis piima ja mett jookseks, lausus ta. Eks seal ikka parem ole, kui siin põrgus, vastas kandimees. Hingemaa on seal, lapsukesed, oma maa, lõõtsutas vanamees. Tundus, kuis ta hääl sisemisest liigutusest värises, nagu oleks ta midagi öelnud, mida eluaeg hinges kandnud. Oma kõige kallima, kõige suurema mõtte. Hingemaa. Milline sõna? Mida ta kõik tähendab? Ta tähendab hobust, lehma, oma peavarju, vabanemist maksudest, vabanemist orjusest. Hingemaa. Milline kurvatooniline sõna, mis on kõige raskemail hädaaegadel kui leinakella hääl üle kodumaa kostnud. Lapsed jooksid särgiväel küla tanumail. Räägiti. Kui isa saab hingemaa, siis ostab mulle saapad ja ema teeb püksid. Lapsed sirgusid, käisid mõisa orjamas. Räägiti hingemaast. Inimesed vananesid, surid. Viimane õhkamine oli aga hingemaa. Terved põlved elasid lootuses, et kord tuleb kroonumaa. Uskugi vahetati, et aga maad saada. Hingemaa, ohkas vanamees. ära läheks siit,
Siberisse, Krimmi, Samarasse. Oleks aga jõudu, oma põld oleks, ei oleks mõisnikku. Eluaeg olen oodanud, ei näe vist silmad teda. Aga küll ta tuleb, kui kuningas kuuleb, et meil nii suur viletsus. Tarvis oleks Peterburi minna õigust otsima. Aga kes see laseb talupoega sinna? Ei lasta, lapsukesed. Läbi pekstakse. Mis sealt Peterburistki, arvas kantnik. Saksad seal nagu siingi. Kui aga pääseks kaugele, hoopis kaugele, Siberisse. Küllap sealgi käskijaid leidub, arvas noorem vend. Ära karda, et puudu tuleb. Mine sinna maailma taha võõra rahva sekka. Parem võta siin teivas pihku ja katsu, kas saad enesele õigust või mitte. Pimedas toas tekkis vaikus. Õhk oli raske ja sumbunud. Aga mis sa siin teed? Ütles siis jälle kandimees. 20 vakamaad on põldu. 140 rubla võtab ta renti. Päevades tasu talle see raha. Kas see päeva tegemine nali on? Naise päev maksab 30 kopikat. Mehe oma 40. See on raske suvisel tööajal. Päikese tõusust loodeni. 16 tundi. Rohkemgi veel. Ja kui tükitöö, siis murrad ka öösi pimedas. Ja ega sa ometi siis lähe, kui ise tahad, vaid kui tema käseb. Enesel seegi vilja natuke variseb või hein kopitab luhas. Sina aga kõmbi mõisa poole, sirp või vikat õlal. Tuled koju, lausus naine vahele ja pisarad kostsid ta hääles. Süda tõmbub valust kokku, kui oma põllulapikest näed. Tööd teed sa selle vilja vähekese eest, nii et veri peaks küünte alt tilkuma. Aga oma silma all läheb ta hukka. Tänavu oli. Oder kasvas õige kange. Mäel pani mahagi. Aga mis tast sai? Pani maha, terad pudenesid, hakkasid uuesti kasvama. Ja viimaks ajasime kui sõnnikut hunnikusse. Nutsime ning palusime Jumalat. Ja vandusime, lõpetas kandimees. Mis Jumalat sa siin veel palud, kui näed, et ta ainult rikast aitab, sinul aga viimase suutäie käest võtab. Mis sa nüüd jälle? Õhkas perenaine. Mis see ikka aitab? Oled juba kord vaesusele ja viletsusele müüdud. Ei ole sulle kuskilt abi. Müüdud, põrutas noorem vend. Ei tea, kes mind siis müünud on. Kurat. Jumalast on puha. Jumalast on rist peal. Jumalast patu pärast. Vanakese hääl kustus sosinaks. Keegi ei vastanud talle enam. Igaühe ajus pöörles pime, raske küsimus. Miks on elus nii palju vaeva, viletsust, nälga? Millal see ometi lõppeb? Kas pole siis enam mingit lootust? Mõte pöörles ja põletas, aga ei olnud kedagi, kes oleks nendele rasketele küsimustele vastanud. Mõte pöörles ja põletas, kuni laiali veeres ning kustus. Väsinud inimesed jäid magama.
ainult Remmelgas käänles ühelt küljelt teisele, haududes ikka sama mõtet. Aga ta nägi, et kandirahvas temast ega tema neist aru ei saanud. Milles on selle viletsuse põhjus? Päris ta unine aju. Kas on nad selle üle kunagi järele mõtelnud? Mõisnik nöörivat. No on ta siis metsaline, et tal inimese südant pole. Kantnikud võiksid ta kord eneste poole kutsuda ja näidata. Vaadake, härra, nii vilets on meie elu, nii raske meie orjus, nii sandid meie põllud. Kergendage teie, sest muud kergendajat meil pole. Kas ta siis ka selle järel ei peaks aitama? On ta ju ometi inimene. Ta võiks ju endki kandimehe seisundis kujutleda. Siis hakkaks tal hale, ta jääks mõtlema ja aitaks viimaks tõesti. Vaja oleks mõisniku ja ta sulase vahel rohkem seltsimehelikku ühisvaimu. Elavad ju mõlemad ühest ning samast põllust. Haridust ja teadvust oleks tarvis. See on peaasi. Siis muutuks lugu. Siis jätkuks kõigile leiba ega oleks enam vaesust ning viletsust. Ikka roosilisemaks muutusid Remmelga mõtted ja nii kerge näis olevat korraga maailma ümber pöörata. Ainult tahta oleks tarvis. Lõpuks aga ujusid mõtted korratult laiali ja mees jäi sooja ahju kõrval magama. Ümber hingati raskelt. Lapsed sonisid läbi une. Tunni või pooleteise pärast ärkas Remmelgas äkki ja sirutas. Uni oli olnud haiglane, kondid valutasid. Läbi ähmase akna paistsid kaugelt üksikud tulukesed, kui pisikesed tondisilmad põhjatus kuristikus. Seal neis onnikestes oldi veel üleval, tehti tööd. Milline sügav, pilkane sügisöö. Kuskil mudalagendikul istuvad inimesed valutavate selgadega ja teevad tööd, et ainult oma kõhtu täita. Seda ahnet, mõõtmatut kõhtu. Remmelgale näis, nagu oleks kogu maakera pind ääretu mudalagendik. Sel lagendikul seisavad pisikesed savionnid punakas kollaste akendega. Mustast, tühjast taevast niriseb külma vihma. Maas läiklevad aga suured mudaloigud ja onnides kollase tulevalgel küürutavad inimesed. Ikka sajab vihma, ikka värisevad ja vabisevad tulukesed ning igavesti teevad inimesed tööd. Kui Remmelgas teist korda virgus, olid tuled lagendikul juba kustunud. Metsa tagant tõusis kuu, kollane, verine, nagu metsalise silm, mis luurab, kas veel mõni elab. Remmelgal oli hirm. Ta arvas nägevat, kuidas see metsalise silm ikka lähemale ja lähemale tuli. Ning nüüd oli ta juba otse selle mudalagendiku kohal. Kollane, verine. Kui taevas hakkas valgemaks lööma, tõusis kandimehe pere jalule. Kõik olid veel väsinud, roidunud, unised. Nohisedes ja urisedes kisti poolmädad riidehilbud selga, mähiti mudased räbalad jalge ümber ja nende otsa
topiti lapitud pastlad. Söödi sedasama, mis eilegi. Noorem vend viskas kirve õlale ja läks kuhugi tööle. Ka kandimees võttis leivakoti selga ja astus mõisa poole. Olid veel viimased päevad teha. Remmelgas läks temaga kaasa. Oli ühine tee. Seda elu, ohkas kantnik ja kergitas leivakotti õlal. Nõnda ta läheb, aga paranemist ei näe kuskilt. Hommikust õhtuni, õhtust hommikuni, kuni viimaks pikali kukud ja kärvad. Uut ega paremat ei tule midagi. Siin on need põllud. Algas ta natukese aja pärast uuesti ja osutas käega üle lagendiku. Nagu sea-songermaa. Kevadel ja sügisel ei kanna jalga. Külvates vajud põlvini sisse. Ega ta muidu olekski kandile antud, kui poleks nii vilets. Aga pead pidama, kui ei taha nälga surra. Kas ei saaks mõnda teist ametit, ükskõik mida, mis oleks aga kergem ja kasulikum, tähendas Remmelgas. Teist. Mõisa moonakaks saaksin veel, mujale mitte kuhugi. Sinna aga lähen alles siis, kui nöör on poomiseks kaelas. Kui inimene hakkab kord juba pärimäge minema, siis ei aita teda enam kuri vaimgi endisele järjele. Te ärge arvake, et ma kogu eluaja olen kandimees olnud. Ei ole. Olin kord ka renditalu peremees. Naisega sai 200 rubla ühes. Oli ka enesel poissmehe põlves pisut kogutud. Selle rahaga võtsingi talu. Kuid mis sa Maiduga teed? Rent kõrge, vili odav, ikalduse ajad, 3 aastat maadlesin ära. Siis polnud enam muud jäänud kui ainult osa talukraami. Ei olnud midagi teha. Asusin kandi kohale. Siin orjad päevast päeva ja aastast aastasse. Kuid näed, kuidas ikka vaesemaks ning viletsamaks jääd. Taluloomad on ammu kadunud. Reedrattad kaovad, isegi riided seljas kuluvad räbalaiks. Uut aga pole enam kuskilt võtta. Vaesus tuleb. Miski ei aita. Tunned, nagu vajuksid aega mööda rappa. Rabeled ja kisendad vastu. Rabelemine ajab veel sügavamale. Appi aga ei tule keegi. Kaua siis nii peab vaevlema? Lausus Remmelgas mõttes. Kole lugu, tõesti kole. Kaua? Moonakaks tuleb viimaks ometi minna. See on aga viimane koht. Ei sealt enam välja saa. Sinna oled nagu tinutatud. Või kui lähed, siis ainult veel vaeste majja. Kui vald võtab. Omale jalale sealt enam ei pääse. Praegu olen siin alles kandimees. Olen veel nagu vana usu peale. Teises kohas ei suudaks sedagi. Ei usalda ennast seepärast enam liigutadagi. Mehed sammusid vaikides mööda rööplikku teed.
praegu plaanitseb mu vend veel midagi, ütles kandimees jälle. Aga las saab vanemaks, võtab naise, tuleb pere, tervis kaob, küll siis näeme, kui kaugele tiivad kannavad. Moonakaks läheb tema nagu minagi. Kuhu sa 2 palja käega ikka pääsed? Kas ei paraneks siis lugu, kui maad saaks kergemini? Päris koolmeister. Eks muidugi paraneks. Aga kust ja kuidas kergemini? Jõudu on ikka tarvis. Osta ma ei suuda. Rentida? No, mina ju praegugi rendin. See pole rentimine. See on võllas kõlkumine. Ostmiseks on palju raha vaja. Rentimisega oleks teine lugu, kui aga maksud oleksid teistsugused. Räägitakse, et kui saaks kroonu käest või kui mõisniku rendimaksud oleksid kuidagi seadustega määratud, siis oleks ikkagi kergem. Niisama ka, hingemaa. Eks ole teda oodatud küllalt. Kuid kes õige annab? Ei tule tollest hingemaast midagi, viskas remmelgas käega. Kui taga antakse, ega ta ometi kedagi elata. Seal nälgib praegu kogu Venemaa ühes kõige oma hingemaaga. Setudel on ka hingemaa. Miks nad siis meie juures käivad narisid korjamas? Meil poleks enam kuhugi minna. Ei suuda seal hingemaal elada ega surra. Küllap teda siis vähe on või on maksud liiga kõrged, arvas kantnik. Aga kõneldakse Siberis. Vaadake, seal saavat inimene alles elada. Vahest, kui enam muud ei aita, lähen isegi viimaks sinna. Kui aga jõudu oleks, ei suuda kuidagi pärale saada. Mehed sammusid sõna lausumata edasi. Pime, näriv, aastate pikkune näljamõte pöörles kantniku pulstunud peas ning otsis pääsu. Aga seda polnud. Kohutavana viirastus silme ees moonaka põli ja vaeste maja. Neid pole võimalik vältida. Ehk vahest siis, kui ühel heal päeval koorma alla jääd. Või mõisa adra taga hobune su surnuks lööb. Või tuleb ise mõni äkiline surm ja teeb korraga otsa peale, nagu rabandus või lendva. Aga siis läheb pere maailma mööda laiali. Naine koltub vaeste maja seina najal. Lapsed paneb vald karja. Vanamees sureb kuskil maanteekraavis. Ka naine sureb. Lapsed kasvavad suureks, on noored ja julged, asutavad oma elamist, mõtlevad pilvedele lennata. Aga ei, seesama kandi koht, töö, vaev ja viletsus ning viimaks vaeste maja ootavad neidki. Ja nii edasi. Nagu öeldud, orjaks oled sa loodud ja orjaks pead sa jääma. Või jälle, kes on pandud orjama, see orjaku hea meelega. Põlvest põlve, igavesest ajast igavesti. Nõnda, ütles kandimees äkki mõtteist ärgates. Kas tuleval jüripäeval veel siin olen? Seda ei tea. Härra ähvardab renti peale panna. Räägib, et meie olevat rumalad ja laisad ega tulevad seepärast läbi. Või ähvardab kandimajad maha lõhkuda ja maad mõisa kätte võtta. Aetakse siis meid 13 perekonda maailma mööda laiali. Uut kohta enam võtta ei jõua. Vend tahab ka ära linna minna.
Ehk saab vabrikusse. Taevas seda teab, mis siis tuleb. Mõistaks veel midagi. Otsikski. Kuid mis sa, pime ja rumal inimene, teed? Oled ainult oma nurka, oma aia tagust näinud. Ei oska kuhugi poole pöörata. Võib-olla on mujal maad paremad, rendid odavamad. Kuid kes seda sinule ütleb? Oh, mis seal mujalgi. Ohkas remmelgas, kellesse nakkas kandimehe lootusetu meeleolu. Kus pole meid, seal on hea. Mehed astusid jälle vaikides edasi. Hommik koitis. Vihm oli öösel üle jäänud. Igal pool läikisid laiad lombid. Kõrrepõllud ja künnimaad nõretasid veest. Raagus mets seisis norgus. Kuuldus, kuis keegi märjas lepikus noori võsusid raius. Näe, siin on meie küttemets. Algas jälle kandimees, osutades põõsaste poole. Mõisast saab 3 sülda hagu. Enamasti lepa ja haava võsu. Jalal seisab. Toores. Raiud maha, paned virna. Hakkab kopitama. Mädaneb. Ära ometi ei kuiva. Mis sa teed säärase risuga? Paned paja alla. Susiseb ja ajab pilli. Aurab ning annab suitsu. Tuleb nii välja, et küta rehi, aja haod parsile, kuivata ära ja alles siis võid samade hagudega rehi kütta, et vilja kuivatada. Nali ainult ja muud ei midagi. Kaevaku siis mõisnik, et kantnikud metsa varastavad. Mis sa muud pead tegema, kui ei taha ära külmata? Kas siis muidu ei saa? Õigusega? Noh, kirikus loetakse küll. Sina ei pea mitte varastama. Aga ega kandimees läinud säärast käsku tegema. See on mõisahärra tehtud. Üks petab ühte, teine teist. Mõisnik koorib mind, eks siis mina vasta samaga. Teda peetakse koorimise pärast osavaks majapidajaks. Mind aga pannakse varguse pärast vangi. See on kõik see vahe. Hirmutavad küll, et pärast surma tulevat kõige kurja eest kuri nuhtlus. Kes seda nüüd teab, mis seal tuleb? Või toda keegi on näinud. Aga ühte peab ütlema. Kui seal tuleb, siis peaksid seda need hirmutajad küll kõigepealt kartma. Ei näi aga nii olevat. Vaat see paneb sind ennastki kahtlema. Kuid usk, algas remmelgas. Mis see mulle head on toonud? Uskuda ja käskusid täita võib see, kellel on, mida suhu pista. Aga meie... Kandimees viskas käega. Minul pole aega oodata, kuni taevas kõhu täis saan. Mina tahan juba siin maa peal süüa. Mehed olid teelahkmele jõudnud. Jälle nägemiseni siis, ütles remmelgas. Kus me veel teineteist näeksime? Lausus kandimees, ulatades oma rasket krobelist kätt. Eks aga Jumalaga pealegi. Iga inimene läheb ise poole. Iga ühel on oma tee. Jumalaga siis. Jumalaga. Ilm oli juba õieti valge. Remmelgas tõusis jõudsal sammul mööda mäe nõlvakut ikka roosamaks lööva taeva kaare poole. Ja mida kõrgemale ta jõudis, seda enam ta vabanes raskustundest, mis koormas ta südant kandimehe seltsis. Siin on mingi eksitus, mõtles ta. Mingi väär arusaamine elust. Kuid sest eksitusest peab üle saama.
need valesti mõistmised võitma. Elu muinasjutt muutus ikka heledamaks, ikka kaasa kiskuvamaks ja mees mõtles, kas siis maakeral tõesti pole obadust, mille varal võiks ta üles tõsta. Talle meenusid kandimehe sõnad. Küll näeme, kui kaugele tiivad kannavad. 2 palja käega ei suuda midagi. Rumalus, peab suutma, peab. Mis tarvis nõnda vingerdada? Peab suutma, peab. Aga kokku said nad ometi kord. Ainult 2-3 aastat oli kulunud. Nende magamise asemed olid otse kõrvu. Mitu päeva olid nad juba koos elanud ilma teineteist tundmata. Ühel õhtul istusid nad mõlemad aknal ja vaatasid läbi roostetanud raudade välja linnale, kus valitses juba vali ning tuisune talv. Seal ütles kandimees. Kas te ei käinud paari aasta eest Kurukalmul koolmeistri kohta otsimas? Käisin küll. Mis siis? No jaa, mulle paistis juba algusest peale, nagu oleksin teid varem näinud. Te olite siis minu juures öömajal. Mis? No vaat, see on alles kohtamine. Ja kogu selle päeva õhtu ning veel mitu päeva pärast seda oli neil palju juttu. Vaesus ja viletsus läks ikka suuremaks, kõneles kandimees. Paljud rääkisid, et maad saab, mõisu jagatakse. Olime meiegi kihevil, maad tahtsime. Kuidas sa hing elad ilma maata? Põllu inimene oled, ega sa siis jänese kombel haava koort näri ja sellest ela. No mõtlesime meiegi, et kui tuleb maa, siis pole enam midagi häda. Läksime mõisa, ütlesime härrale, et vaata, jaga maa ära. Mis sul temast niigi kasu? Varandust nõnda, et sead magagu paberrahas. Meie aga ei tea, mida suhu või selga panna. Ütles, et ega mul tolle vastu suuremat olegi, aga laske ma mõtlen veel. Mõtles teine ja mõtles, aga 2 päeva pärast oli 10 kasakat mõisas. Sügasime siis kõrva tagust. No kurat su sisse. Ega sina küll heaga anna. Nii kaua lubad, kuni jõud meie käes. Oled aga sina võimumees, siis pühi suu puhtaks. No arvasime ja arvasime, et kui sa sunnik ei anna, ehk siis annab kroonu või võtame ise. Pääsis siis mujal jaht lahti, läks puha kui suits. Tuli meilegi salkmehi, moosekandid ratsa ees, teised taga, punased lipud seljas, laulavad. Mõisad põlevad, saksad surevad. Mets ja maa on meie oma. Lõid keldris viinavaatidel põhjad alt. Kopsisid härraste majas asjad puruks ja pistsid tule otsa. Ise aga läksid jälle lauluga minema. No mõtlesime siis meie, et ega paremat aega ikka tule. Saksad on läinud, mõis on üksi, jagame maa ära. Kui kroonu kord jagamisega meile jõuab, on vahest kevad ammu käes, ei saa enam õigel ajal vilja maha teha. Või kuidas selle kroonu jagamisega õieti on? Kas tema teab, kui palju kellelgi tarvis või missugune tükk parem või halvem? Tuleb veel tüli ja pahandust. Parem õiendame ise asja. Läksime siis väljale, jagasime maa ära. Panime kupitsad üles.
vaata, Jaak, see saab sulle. Aga see, Märt, sinule. Noh, hea oleks olnud. Ega nuriseda midagi, kui ilma saksuta ja maksuta. Mis sa veel kaebad? No millega lugu lõppes? Päris remmelgas. Millega ta siis lõppes? Teisel päeval tuli sõjavägi. Minu vend poodi üles. Kaks meest lasti maha. Teistel tõmmati tukast kinni ja valati igaühele 200 ära. Mitmed on veel praegugi siin kinni. Seal nüüd su hingemaa. Tarvis teda ju on. Oi, kui tarvis. Aga kuidas sa ta kätte saad? Milles teid siis süüdistati? Meie olevat mõisa põlema pannud. Olevat mässajad. No mis mässajad meie oleme? Maad tahame ainult. Taevas halasta. Inimene tahab süüa. No kust sa seda süüa võtad? Ei tohi süüa tahta. Oled mässaja. Ja kogu õhtu kuulas remmelgas kandimehe kurba juttu maast, et seda ikka tarvis on, aga kuidagi kätte ei saa. Mõlemad lamasid nad kõrvu ja vaatasid vangikambri tahmase lae poole. Ja kui nad vait olid, siis mõtles kumbki oma murtud, puruks tallatud elule ning tumedale, aimamatule tulevikule. Mis pärast siis teid siia toodi? Küsis kandimees remmelgalt unetul ööl, kui hinges tundus käsitamatult igav ja tühi. Eks ole minagi mässaja, naeratas remmelgas kibedalt. Mõtlesin paljugi teha, kui koolmeistriks sain. Kuid mis sa teed, kui käed-jalad kinni? Igal sammul seisid mul inspektor ja pastor, käskkirjad ning keelud ees. Saadeti ühest kohast teise kui pidali tõbist. Ära tahtis neelata kogu see mülgas. Sain viimaks aru, et ei suuda siis rahvale valgust anda, kui sa ei tohi, kui seda ei taheta. Siis hakkasin teistmoodi tööle ja nüüd olen siin. Mõttes lamasid mehed vangla õlgkotil, kuhu imelik saatus oli nad kõrvu pannud. Hämar on vangla, igav ja tuim ta elu. Ikka vaid päevad ööde ja ööd päevade taolised. Siis ootad muutust, kas või ka halvema poole, kui see aga muutus oleks. Vangid ootasid ja muutused tulid. Remmelgas, kes nõnda armastas vabadust ja valgust, saadeti kaugele põhja poole, kus oli nii külm, et seal ka kõige palavamad soovid peaksid jahtuma. Põline Põhjamaa mets kohab lõpmatut lugu kõigest sellest, mis ta oma pikal eal näinud. Aga ühe uue loo teab ta nüüd. See on neist elujulgeist inimestest, kes kaugelt külmade maalt läbi taiga oma vangikohast lõuna poole põgenevad. Ühel hommikul Koidu eel toodi ka kandimees vanglast välja ja inimene, kes kogu oma eluaja oli maad igatsenud, sest et ta mitte jänes polnud, kes haavakoorest elab, sai viimaks ometi maad.
ometi kord. 7 jalga pikkuselle, 4 jalga lai. Ei. Kes neile nii palju maad andis? Neid aeti 3 meest ühte hauda. Te kuulasite Friedebert Tuglase novelli Hingemaa. Teksti luges ja taustahelid lisas Margus Paugus. Kuulmiseni!